Snorri Sturluson, Maailmaring 1999. Aastal möödus 820 aastat Snorri Sturlusoni sünnist, kõige kuulsamast islandlasest ja sellest ajast, kui ta kirjutas Maailmaringi, mille dikteerisid iidsetest preestritest, on möödunud peaaegu 8 sajandit. Kuid võib julgelt öelda, et see, kes loeb seda iidset kuulsat püha pärimust, ei kahetse kulutatud aega. Maailmaring on sära ja dramaatiline, kuid samas erakordselt tõene jutt sadade inimeste saatusest, kes tõeliselt eksisteerisid iidsetel aegadel, kuid on juba mitmeid sajandeid surnud. Rikkalik inimeste kujutiste galerii joonistatud geniaalse lihtsusega. Teose kangelased ja kangelannad räägivad ja tegutsevad nagu elavad. Snorri Sturluson ei ütle midagi selle kohta, mida nad mõtlevad või tunnevad, kuid seda tugevamalt on näidatud nende kaunis kujundlik sisemaailm, mis on nii erinev tänapäeva inimese omast. Ja mis paistab läbi nende sõnade ja tegude. Maailmaring on samas ainulaadne oma laadis aarete kogu vähestest säilinud teadmistest kaugest minevikust Põhjamaades, selle legendaarsetest ajaloolistest ja mütoloogilistest aegadest, tormilisest viikingite ajastust ja teistest rahvastest, rikkalikest sündmustest Skandinaavia riikide esimestel sajanditel. Samas, kuigi suurema osa raamatust on Snorri Sturluse fookus suunatud Skandinaavia maadele, sisaldab see ka hulgaliselt väärtuslikke teadmisi ülejäänud Euroopa kohta. Iirimaalt, Šotimaalt ja Inglismaalt läänes, Valgest merest põhjas, Plütsantsist ja Sküütiast lõunas kuni Kardariki, Sloveeniani, Novgorodi Venemaani ja Kiievi Venemaani idas Euroopas. Ming suure-aasialaste maa-Uralite mägede taga Valge Tartarimaa valge veevärvide maailmas, tänapäeva Lääne- ja Ida-Siberi territooriumil. Kuid üllatav on see, et vaatamata edastatavate teadete rohkusest ja vastupidiselt sellele, mis tavaliselt esineb igasugustes historiograafilistes teostes, jääb surematu suur islandlase loomingus peamiseks kujutamise objektiks kogu aeg inimene. Maailmaring on ammu tõlgitud enamikku Euroopa keeltesse. Enne meie raamatu väljaandmist eksisteeris vaid üks tõlge vene keelteoa. Smirnitskaja ja mõned väikesed katkendid, mille on tõlkinud erinevad inimesed, kellele ei ole ükskõik tõelisest tõest, mis on säilinud ruunitekstides. Käesolevas väljaandes ei olnud meie eesmärk tagasi lükata tõlkeversioone inglite saagast. Smirnitskaja ja teiste tõlkijate. Me arvame, et inglite saaga jutustustekstis Kapin Inglinga isa Aleksandri poolt esitab Hinevitš Aleksandr Jurjevitš lähemal kroonilisele originaalile, mis sobib hästi kokku teiste ruunitekstidega kui ingliskeelne tõlge või ladinakeelne versioon. Tekstist on välja jäetud võimalikult kõik hilisemad lisandid ja nimed, kommentaare saate lugeda teksti lõpus. Isa Vladimir Ivanov N.I. Toolina sugukonnajakate esindaja Vanas Venemaal inglite õigeusu vanade usuliste seas. Asgardi külake, Valgevee. Suvi 106.777. Asgardi asutamisest. Asgard. Maailmaring, kus elavad inimesed, on väga lõhestatud lahtedega. Ookean, mis ümbritseb maad, lõikab sellesse suured mered. On teada, et meri ulatub Nirvasundist kuni Jorsalalandini. Sellest merest ulatub põhja poole pikk laht, mida kutsutakse Mustaks mereks. See jagab kolmandikku maailmast. See, mis on idas, kutsutakse Aasiaks. Ja see, mis on läänes, nimetavad mõned Vinejaks, teised aga Enejaks. Mustast merest põhjas asub suur või külm Sküüfia. Mõned arvavad, et suur Sküüfia ei ole väiksem kui suur Saratsiini maa, teised aga võrreldavad seda suure mustade inimeste maaga. Sküüfia põhjaosa on külma ja pakase tõttu kõrbe
nagu mustade inimeste maa lõunaosa on kõrbe päikese kuumuse tõttu. Sküfias on palju suuri piirkondi, seal on samuti palju erinevaid rahvaid ja keeli. Seal on pikka kasvu inimesi ja kääbuseid ja tumeda nahaga inimesi ning palju erinevaid imelisi rahvaid. Seal on samuti tohutud loomad ja draakonid. Põhjast mägedest, mis on asustatud aladest väljaspool, voolab Sküfias jõgi, mille õige nimi on jäämägedes sündinud. Varem kutsuti seda Tanakvisliks või Vanakvisliks, see suubub Musta merre. Tema suudme ümbrus nimetati siis Vanariigiks või Vanaheimiks. See jõgi jagab kolmandiku maailmast. See, mis on idas, nimetakse nüüd Aasiaks ja see, mis on läänes, Euroopaks. Tekst 2. Maa-Aasias, Tanakrisest idas, nimetakse Asade maaks või Asade elukohaks ja riigi pealinna nimetati Asgardi. Sealne valitseja oli see, keda kutsuti Odiniks. Seal oli suur pühamu. Vana tava kohaselt oli seal 12 ülemat preestrit. Nad pidid tegema ohverdusi ja kohtuma rahvaga. Nad kutsuti tiiadeks või valitsejateks. Kõik inimesed pidid neid kuulama ja neid austama. Odin oli suur sõdalane ja suur preester ning rändas palju ja valitses paljusid riike. Ta oli lahingutes nii õnnelik, et võitis igas lahingus. Ja seetõttu uskusid inimesed, et võit peab alati olema tema poolel. Saates oma inimesi lahingusse või teistele ülesannetele, pani ta vanade kommetega esmalt käed nende pähe ja andis neile õnnistuse. Inimesed uskusid, et edu on neile tagatud. Kui tema inimesed sattusid hädasse, merel või maal, kutsusid nad teda ja see aitas neid. Odin peeti kõige usaldusväärsemaks toeks. Tihti läks ta nii kaugele, et oli väga kaua eemal. Tõlge 3. Oli 2 venda, ühte neist kutsuti Ve, vanem, ja teist Villi, tiib. Nad valitsesid Aasade maad, kui Odin oli eemal. Ühel päeval, kui Odin läks kaugele ja oli kaua eemal, kaotasid Aasad lootuse, et ta naaseb. Siis jagasid vennad tema pärandi ja hoidsid seda ning mõlemad võtsid endaga elama tema naisefrigi. Aga varsti pärast seda naasis Odin koju ja ta sai tagasi oma naise ja pärandi. Tõlge 4. Odin läks sõtta vanade vastu, kuid nad ei olnud üllatunud ja kaitsesid oma maad ning võit oli kord Aasade, kord vanade. Nad rüüstasid ja hävitasid üksteise maid ja kui see mõlemale tüütuks sai, määrasid nad kohtumise leppimiseks, sõlmisid rahu ja vahetasid suuri kingitusi. Vanad andsid oma parimad inimesed, Njõrdirikka ja tema poja, Freyra. Asad andsid vahetuseks inimese, keda kutsuti Hjõniroks ja ütlesid, et temast saab hea juht. Ta oli pikk ja väga ilus. Koos temaga saatsid Asad ka inimese, keda kutsuti Mimiriks, väga tark mees. Ja vanad andsid vahetuseks oma tarkima. Tema nimi oli Kvasir. Kui Hjõniro tuli vanade maale, tehti temast kohe juht. Mimir õpetas teda kõike, kuid kui Hjõniro oli tinge või pealikute kogunemisel ja Mimir ei olnud läheduses ning tuli otsuseid teha, siis ta ütles alati nii, las teised otsustavad. Siim taipasid vanad, et Asad petavad neid. Nad haarasid Mir ja lõikasid talle pea maha ning saatsid pea Asadele. Üks võttis Miri pea ja hõõrus seda rohtudega, mis takistavad mädanemist ja lausudes üle selle loitsu andis talle sellise jõu, et see rääkis temaga ja avas talle palju saladusi. Üks tegi Njörd ja Freyr preestriteks ja nad olid Asade seas tiivad. Freia oli Njörd tütar,
Ta oli preester. Ta õpetas esimesena asadele, kuidas kasutada nõidust, et põruda, nagu vanade seas oli kombeks. Kui Njörd oli vanade seas, oli ta abielus oma õega, sest selline oli sealne komme. Nende lasteks olid Freyr ja Freja asadel oli aga selliste lähedaste sugulastega abielu keelatud. Tekst 5. Suur mäehelik ulatub Kirdest edelasse. See eraldab suure sküüti teiste maade eest, mitte kaugel lõunas temast asub türklaste maa. Seal olid Odinil suured valdused. Sel ajal käisid Rooma valitsejad sõjakäikudel üle kogu maailma ja alistasid kõik rahvad. Paljud valitsejad põgenesid siis oma valdustest. Kuna Odin oli valitseja ja nõid, teadis ta, et tema järeltulijad asustavad maailma põhjaäärset osa. Ta pani oma vennad Ve ja Villi, vanad vingud, valitsejateks Asgardis ning ise asus teele koos kõigi tiidega ja paljude teiste rahva. Ta suundus esmalt läände Karhariki ja seejärel lõunasse sakslaste maale. Tal oli palju poegi. Ta vallutas maid kogu sakslaste maal ja pani sinna oma pojad valitsejateks. Siis suundus ta põhja mere äärde ja asus elama ühele saarele. See on seal, kus nüüd nimetatakse saart Odini saareks fjordis. Siis saatis ta Kivjuni põhja läbi väina maade otsingutele. Ta tuli Kilvimi juurde ja ta andis talle põllu. Ta läks sealt edasi Jötunite maale ja sai seal ühe Jötuni käest 4 poega. Siis muutis ta nad härjadeks, rakendas nad kündmiseks ja kündis maad mere ääres Odini saare vastas. Seal on nüüd Selundi saar. Sellest ajast alates elas ta seal, temaga abiellus Skjöld, Odini poeg. Nad elasid Fleiras. Ja seal, kus varem oli maa, sai järv. Seda nimetatakse Legiks. Selle järve lahed sarnanevad Selundi neemedele. Bragi vanem ütles nii. Kilvi minestas, härjaveenid paisusid, Kivjun on taanlaseks tunnistatud maa. 2/8 tähes voolavälja, kiiresti läksid saagiga läbi rohu metsloomad. Ja Odin, teada saades, et idas Kilvil on head maad, läks sinna ja nad Kilviga lõpetasid asja rahumeelselt, kuna ta mõistis, et ei suuda asadega toime tulla. Odin ja asad võistlesid Kilviga korduvalt erinevates nippides ja pettustes ning asad olid alati üle. Odin asus elama Legi järve ääres, seal, kus nüüd nimetatakse vanad Sigtuniteks. Ta ehitas sinna suure pühamu ja tegi seal ohvritseremooniaid asade kombel. Kõiki maad, mille ta seal endale sai, nimetas ta Sigtuniteks ning ta asustas sinna ka preestreid. Njörd elas Noatunis, Freyr Uppsalas, Heimdall Himenbjergis, Thor Trudvangis ja Baldr Breidablikus. Kõigile neile andis Odin hea elukoha. 6. tekst. Räägitakse tõtt, et kui Odin ja temaga tiidulid Põhjamaadesse, hakkasid nad õpetama inimesi neid oskusi, millega inimesed sellest ajast alates valdavad. Odin oli kõige kuulsam kõigist ja temalt õppisid inimesed kõiki oskusi. Sest ta valdas kõike, kuigi ta ei õpetanud kõiki. Nüüd tuleb rääkida, miks ta oli nii kuulus. Kui ta istus oma sõpradega, oli ta nii ilus ja suurepärane välimuselt, et kõigil oli rõõmus meel. Aga lahingus näis ta oma vaenlastele kohutav ja see kõik oli sellepärast, et ta valdas oskust muuta oma välimust, nagu soovis. Ta valdas ka oskust rääkida nii kaunilt ja sujuvalt, et kõigile, kes teda kuulasid, tundusid tema sõnad tõena. Tema kõnes oli kõik sama sujuv, nagu selles, mida nüüd nimetatakse luuleks. Tema ja tema preestrid kutsutakse laulumeistriteks, sest just nemad tõid selle kunsti Põhjamaadesse. Odin suutis teha nii, et lahingus tema vaenlased muutusid pimedaks või kurtideks või täitusid hirmuga,
ning nende relvad haavasid mitte rohkem kui oksakesed. Tema sõdalased ründasid ilma rüheta, käitusid nagu kurikoerad või hundid. Hammustasid oma kilpe ja olid tugevad nagu karud või pullid. Nad tapsid vaenlasi ja ei tuli ega raud ei teinud neile kahju. Selliseid sõdalasi nimetati berserkideks. Odin suutis muuta oma välimust. Sel ajal, kui tema keha oli nagu magamas või surnud, oli ta lind või metsloom, kala või madu ja hetkega liikus ta kaugetesse maadesse oma asjade või teiste inimeste asjade ajamiseks. Ta suutis ka sõnaga kustutada tuld, rahustada merd või suunata tuult igasse suunda, kui soovis. Ja tal oli laev nimega Skidladnir, millega ta sõitis üle suurte merede ja mille sai kokku voltida nagu rätik. Odin võttis endaga kaasa Memiripea, mis rääkis talle palju uudiseid teistest maailmadest ja mõnikord kutsus ta surnuid maapinnast või istus riputatud all. Seetõttu kutsuti teda surnute isandaks või riputatud isandaks. Tal oli 2 korvi, keda ta õpetas rääkima. Nad lendasid üle kõikide maade ja rääkisid talle paljust. Seetõttu oli ta väga tark. Kõiki neid oskusi õpetas ta runade ja laulude kaudu, mida nimetatakse loitsudeks. Seetõttu nimetatakse asusid loitsude meistriteks. Odin valdas ka seda kunsti, mis on kõige vägevam. Seda nimetatakse nõiduseks. Tema abil suutis ta teada saada inimeste saatust ja veel toimumata asju, samuti põhjustada inimestele haigust, õnnetust või surma. Ja samuti võtta inimestelt aru või jõud ja anda need teistele. Meestele peeti seda nõidumist häbiväärseks, nii et seda õpeti preestrinnadele. Odin teadis kõigist maapinnas peidetud aaretest ja ta teadis loitse, millega avanesid maa, kaljud, kivid ja künnad. Ja ta sõnaga võttis jõu neilt, kes seal elasid, sisenes ja võttis, mida soovis. Need tema oskused tõid talle suurt kuulsust. Odinast vaenlased kartsid teda, aga sõbrad usaldasid teda ja uskusid tema jõusse ja temasse endasse. Ta õpetas preestreid enamikus oma oskustes. Nad jäid tarkuses ja nõiduses alla vaid temale. Ja teised õppisid temalt palju, nii et nõidumine levis väga laialdaselt ja püsis kaua. Inimesed austasid Odinit ja 9 jumalat, kõrgeid preestreid, nimetasid neid oma jumalateks ja uskusid neisse kaua. Nimi Audun tuli Odini nimest ja inimesed nimetasid nii oma poegi. Ja Thorist tulid nimed Thorir või Thorarin ning koos teiste sõnadega Steintor või Havtor ja palju sarnaseid. Tekst 8 ja muud. Odin kehtestas oma riigis need seadused, mis olid varem aasade seas. Ta määras, et kõik surnud tuleb põletada lõkkes koos nende varadega. Ta ütles, et igaüks peab tulema Valhallasse selle heaoluga, mis oli temaga lõkkes ja kasutama seda, mida ta ise maasse matnud. Ja tuhk tuleb visata merre või maasse matta. Auhinnaks aulistele inimestele tuleb kuhjata kümka ja kõikidele seisvate inimestele tuleb panna hauakivi. See komme püsis kaua. Talve alguses tuli tuua ohvreid jumalatele viljakas aasta eest, talve keskel, kevadise idanemise eest ja suvel võidu eest. Kogu riigis maksid Sveid inimesed Odinile maksu 1 raha inimese kohta ja tema pidi kaitsma maad ning ohverdama viljakas aasta eest. Njörd abiellus naisega nimega Skadi, kuid ta ei soovinud temaga elada ja abiellus hiljem Odiniga. Neil oli palju poegi. Ühte neist kutsuti Sämiks. Temast kirjutas Eyvind, skaldide hävitaja,
sellised luuletused. Kuldse seemne sündis kõikisaja ja hiidlanna juures, kui olid tisasuusataja ja aasade sugulane abikaasadena. Seal koos sünnitasid nad palju poegi, Odin ja Skadi. Semengu sugu tõi esile Jarlhakon võimas. See Sveedemaa nimetati inimeste elukohaks ja suur Sküütia nimetati jumalate elukohaks. Asgardist on palju lugusid. Tekst 9. Odi suri haigusesse Sveedemaal. Kui ta oli surma äärel, käskis ta end oda teraga märgistada ja omistas endale kõik relvade läbi surnud. Ta ütles, et läheb Asgardi ja võtab seal vastu oma sõbrad. Sreid otsustasid, et ta naasis iidsetesse Asgardi ja elab seal igavesti. Odi usku hakati taas usaldama ja tema poole pöörduma. Tihti ilmus ta Sveede ette suurte lahingute eel. Mõnedel andis ta siis võidu, teisi kutsus enda juurde. Mõlemad peeti heaks. Odin põletati pärast surma ja tema põletamine oli suurepärane. Inimesed uskusid siis, et mida kõrgem tõuseb suits matusekoldest õhku, seda kõrgemal taevas on see, kes põletakse, ja ta on seal seda rikkam, mida rohkem head temaga koos põleb. Njörd Nuatunist sai siis Sveede valitseja ja tegi ohverdusi. Sreid nimetasid teda oma valitsejaks. Ta võttis neilt maksu. Tema päevadel valitses rahu ja saak oli igal pool. Ja Sveidrahvas hakkas uskuma, et Njördi annab inimestele saagikaid aastaid ja rikkusi. Tema päevadel suri enamik jumalaid. Kõik nad põletati ja seejärel toodi neile ohvreid. Njördi suri haiguse tõttu. Ta käskis samuti end Odile pühendada, kui ta suri. Sreidrahvas põletati ta ja nutsid tema hauda. Tekst 1.0. Freyr sai valitsejaks pärast Njördi, teda nimetati Sveede valitsejaks ja ta võttis neilt maksu. Tema ajal olid sama saagikad aastad nagu tema isal ja teda armastati samuti. Freyr ehitas Uppsalas suure pühamu ja seal oli tema pealinn. Seal käis maks kõigilt tema maadelt ja seal oli kogu tema rikkus, sealt tuli Uppsala rikkus ja see eksisteerib siiani. Freyri ajal algas Frodi rahu. Siis olid kõikides maades saagikad aastad. Sveidrahvas seostas neid Freyriga. Teda kummardati rohkem kui teisi jumalaid, sest tema ajal sai rahvas rikkamaks kui varem tänu rahule ja viljakatele aastatele. Tema naiseks oli Gerda, Kimeri tütar. Nende poega kutsuti Fjölniriks, Freyri kutsuti ka Ingviks. Nimi Ingli peeti pikka aega tema suguvõsas auväärseks tiitliks ja tema sugulasi, kes pärinesid iidsetest suguvõsadest, nimetati inglingsiteks. Freyr haigestus ja kui tal läks tõeliselt halvasti, hakkasid inimesed nõu pidama ning kedagi ei lastud tema juurde. Nad kuhjasid suure künka ja tegid sinna ukse ja 3 akent. Ja kui Freyr suri, kandsid nad ta salaja künka sisse ja ütlesid Sveidele, et ta on elus ning hoidsid teda seal 3 aastat. Kõik maksud nad valasid künka sisse, ühte aknasse kulda, teise hõbedat. Ja 3. vaskraha ning heaolu ja rahu püsisid. Freya hakkas siis ohverdusi tegema, kuna jumalatest jäi tema üksinda ellu ja ta sai siis väga kuulsaks, nii et tema nime hakati kutsuma kõiki aadlinaisi. Ja samuti iga varaomanikku ja iga perenaist, kellel on oma heaolu. Freya oli väga muutlik. Tema meest kutsuti Riks, tema tütreid kutsuti Hnoss ja Kersemi. Nad olid väga kaunid, nende nime järgi nimetatakse kõige väärtuslikumaid aardeid. Kui kõik Sveid teada said, et Freyr on surnud, aga heaolu ja rahu püsivad, otsustasid nad, et nii on alati, kuni Freyr on Sveidemaal ja ei tahtnud teda põleta.
ja nad nimetasid teda heaolu jumalaks ning alates sellest ajast toodi talle alati ohvreid viljakate aastate ja rahu eest. Tekst 11. Fjölnir, Inglifreira poeg, valitses siis sveidide ja rikkuse üle Psalis. Ta oli võimas ning tema ajal valitses heaolu ja rahu. Fleidres valitses siis Frodi rahutooja. Fjölnir ja Frodi külastasid üksteist ja olid sõbrad. Kord, kui Fjölnir läks Frodi juurde selundi, tehti seal ettevalmistusi suureks pidusöögiks ja kutsuti külalisi igast maast. Frodi oli avarates paledes. Nendes oli tohutu kauss, kõrgusega mitme küünar ja suurtelt palkidelt kokku pandud. See seisis sahvris ja selle kohal oli pööning. Ja pööningul ei olnud põrandat, nii et valati otse ülevalt kaussi ja see oli täis mett. See oli väga tugev jook. Õhtul viidi Fjölnir ja tema mehed ööbima naaberriigi pööningule. Öösel läks Fjölnir galeriile vajaduse pärast. Ta oli uninäeja, surnud joodik. Tagasi minnes sinna, kus ta magas, kõndis ta mööda galeriid ja astus teise ukse kaudu sisse, komistas seal ja kukkus me kaussi ning seal ta uppus. Sisulfrö Finni sõnab nii. Sarv tabas, määras Fjölniri surma Frodi majas, oodates lõppu pealikuraatide sadamas, kus ei olnud tormihärjaodade. 12. tekst. Sveigir hakkas valitsema pärast oma isa. Ta andis tõotuse leida iidne Asgard ja vana Odin. Ta reisis ise üle kogu maailma. Ta käis türklaste maal ja suures Küüfias ning kohtas seal palju sugulasi. Ja see reis kestis 5 aastat. Siis naasis ta sveidide maale ja elas mõnda aega kodus. Ta abiellus naisega nimega Vana. Ta oli pärit Vanaheimist, vanade maast. Nende poeg oli Vanlandi. Sveigir läks taas iidse Asgardi jumalate elukoha otsingutele. Sveidide riigi idas on suur mõis, mida nimetakse Ukamäeks. Seal on kivi, suur nagu maja. Ühel õhtul pärast päikeseloojangut, kui Sveigir läks peolt magamistuppa, vaatas ta kivi poole ja nägi, et kivi juures istub kääbus. Sveigir ja tema mehed olid väga purjus. Nad jooksid kivi juurde. Kääbus seisis uksel ja kutsus Sveigirit, pakkudes talle sisse astuda, kui ta soovib Odini kohtuda. Sveigir sisenes kivi, mis kohe sulgus ja Sveigir ei pääsenud sealt kunagi välja. Heodolf Finnirist ütleb nii. Sveigiri kutsus petmine, kui kaljuhaldjas Võrus, kui tema ees tuslipärja, kivi avanes valguse vaenlase poolt ja kuulus juht kadus Memiri hõimu uhkete telkide alla. Tekst 13. Anlandis valitses Sveigiri poeg pärast teda ja omas rikkust Psalas. Ta oli väga sõjakas ja rändas palju. Kord jäi ta talveks soomlaste maale Snjari vanema juurde ja abiellus tema tütre Trivaga. Kevadel lahkus ta, jättes Triva maha ja lubades naasta 3. talveks, kuid ei naasnud isegi 10. Siis saatis Triva välva Huldi järele ja saatis oma poja Vispura Ivanlandi maale Sveede. Triva altkäe maksis välva Huldi, et see meeritaks Vanlandit soomlaste maale või tapaks ta. Kui ennustamine toimus, oli Vanland Uppsalas. Tal tekkis äkki soov minna soomlaste maale, kuid tema sõbrad ja nõuandjad keelasid tal sellele soovile järele anda, öeldes, et soomlased on teda ilmselt ära võlunud. Siis hakkas teda valdama uni ja ta uinus, kuid ta ärkas kohe üles, kutsus endale ja ütles, et Mara tallab teda. Inimesed tormasid tema juurde ja tahtsid teda aidata, kuid kui nad haarasid ta peast, hakkas Mara talle jalgu tallama.
nii et need peaaegu murdusid. Siis haarasid nad teda jalgadest, kuid siis pigistas ta nii kõvasti pea kokku, et ta suri kohe. Nad võtsid tema laiba ja ta põletati jõe ääres, mida kutsutakse Skutaks. Theodolf ütleb nii. Välva võrus ja hävitas Vanlandi, saates ta venna Villi juurde, kui pimeduses tallasid trollide järglased kuldaandjat. Tuhaks sai Skuta nõlval tark prints, keda piinas Mara. Tekst 14:10. Vispur päris oma isalt Anlandis. Ta abiellus audarikka tütrega ja andis talle kaasa 3 suurt mõisat ja kuldse kaelae. Neil oli 2 poega, Kisli ja Endur. Aga Vispur jättis ta ja abiellus teisega ning tema naasis isa juurde koos oma poegadega. Vispuril oli ka poeg nimega Tomaldi. Kasuema käskis tal tuua talle õnnetust. Kui Vispuri poegadele sai 12 ja 13 aastat, tulid nad tema juurde ja nõudsid oma ema kaasavaraks. Aga ta keeldus maksma. Siis ütlesid nad, et nende ema kuldne kaelaehe toob häda parimale mehele tema suguvõsas ja sõitsid koju. Nad pöördusid taas Velve poole ja palusid tal teha nii, et nad saaksid oma isa tappa. Aga Velva huld ütles, et teeb mitte ainult seda, vaid ka seda, et edaspidi hakatakse sugulaste tapmist pidevalt inglingite suguvõsas toime panema, nad nõustusid. Siis kogusid nad inimesi, ümbritsesid Vispuri maja öösel ja süütasid selle. Theodolf ütleb nii. Ja Vispur põles palavuses, oli ahmitud, tormisugulane, kui lapsed lasid metsa tatta vere all teda külastada. Ja suitsuses majas näris ta valjult ulgudes harmooniliste sööisandat. 15. tekst. Tamaldi päris oma isalt, Vispurilt ja valitses maad. Tema päevadel olid Sveede maal nälg ja saagikuse puudus. Sreed tegid Uppsalas suuri ohverdusi. Esimesel sügisel ohverdasid nad pullid. Kuid nälg ei vähenenud. Teisel sügisel hakkasid nad tooma inimohvreid. Kuid nälg oli endiselt sama halb, kui mitte hullem. 3. sügisel kogunes palju Sveede Uppsalasse, kus pidi toimuma ohverdus. Nende juhid hakkasid nõu pidama ja otsustasid, et saagikuse puuduses on süüdi Tamaldi. Ja et tuleb ta ohverdada, rünnata teda, tappa ja tema verega altar soojendada. Nii ka tehti. Theodolf ütleb nii. Vanaajal kasteti sõdurite poolt väli, vürsti verega. Rauast teras, mis tuli külmunud vaenlase kehast, kandis sõjavägi, kui Sveede sugu ohverdas Tomaldi saagi nimel. 6. tekst. Tamar, Tomaldi poeg, valitses pärast teda. Ta valitses maad kaua ja tema ajal olid head saagid ja rahu. Tema kohta ei räägita midagi, peale selle, et ta suri oma surma Uppsalas ja viidi furiväljadele, kus ta põletati jõe ääres. Seal seisavad tema hauakivid. Theodolf ütleb nii. Palju kordi tarkade meeste seas olen ma küsinud Ingvist, et teada saada, kuhu Tamar viidi tapja halva juurde ja mulle on teada, et ta haigestus ja põles furiväljal Fjolneri sugulase juures. Tekst 17. Tukekvi, Tamari poeg, valitses maad pärast teda ja Tukekvi kohta ei räägita midagi peale selle, et ta suri oma surma. Theodolf ütleb nii. Heldukki kanungam on pidevas rõõmus. Valiku tegi Loki tütar, hundiõde ja rahvajuht Ingvi, Narvi õde, hoiab kindlalt kinni. Tügli ema oli Trott, prints Tampa tütar, riigi poeg, kes oli esimene, keda nimetati printsiks, kanungiks taani keeles. Ema sugulased on sellest ajast alates alati pidanud kanungi tiitlit kõige kõrgemaks.
Tukekvi oli esimene oma sugulaste seas, keda nimetati kanungiks. Enne seda nimetati neid trotitideks ja nende naisi trotitingiteks. Igaüht neist nimetati samuti Ingvi või Inguni ja kõik koos olid nad inglingid. Trott oli printssan Kordovi õde, kelle järgi riik nimetati Taaniks. Ja tekst 18. Dag, prints Tukekvi poeg, oli pärast teda prints. Ta oli nii tark, et mõistis lindude keelt, tal oli väike lind, kes rääkis talle palju. See väike lind lendas erinevatesse riikidesse. Ühel päeval lendas ta Reit-Gotlandi piirkonda, mida kutsutakse Verviks. Seal ta maandus põllule ja hakkas midagi nokkima, aga peremees lähenes, võttis kivi ja tappis väikelinnu. Printsdag oli väga rahulolematu, et väikelind ei naasnud. Ta tõi ohvriks iga, et teada saada, kuhu väikelind kadus ja sai vastuse, et väikelind on Verviks tapetud. Siis kogus ta suure armee ja suundus Kotimaa. Kui ta Vervisse jõudis, maandus ta oma armee ja hakkas maad rüüstama. Rahvas jooksis temast eemale. Õhtupoole pöördus ta oma armee laevade poole, tappes palju rahvast ja paljusid vangistades. Aga kui nad ületasid mingit jõge, seda silda kutsutakse Skjotansvat või Vapnovat, jooksis mingi vang metsast jõe äärde ja viskas neile kahvleid, mis tabasid printsid peast, ta kukkus kohe hobuselt ja suri. Sel ajal kutsuti valitsejat, kes rüüstas Lütiks ja tema sõdureid lütideks. Theodolf ütleb nii. Tean, milline karistus oli Tagile kurja saatuse poolt ette nähtud, kui kuulsuseotsija sõitis Vervisse, et väikelind kätte maksta. Ja printsile toodi selline sõnum idapoolsele teele, et mitte mõõk ei tabanud printsi, vaid kõver puuhobuse söödast. 10. tekst. Agni, Tagu poeg, oli pärast teda vürst. Ta oli vägev ja kuulus, väga sõjakas ja igas asjas osal. Ühel suvel läks vürst Agni oma väega soomlaste maale, maandus seal ja hakkas maad rüüstama. Soome rahvas kogus suure armee ja astus lahingusse. Nende juhiks oli Frosti. Lahing oli jõhkralt ja vürst Agni saavutas võidu. Frosti hukkus ja koos temaga paljud. Vürst Agni rüüstas soomlaste maad ja alistas selle endale ning sai suure saagi. Ta võttis ka Skilv, Frosti tütre ja Logi, tema venna. Kui ta idast tagasi tuli, teatus ta Stoksundi väinas. Ta lõi oma telgid lõunas rannikulisel tasandikul, seal oli siis mets. Vürst Agnil oli siis kuldne kaelakee, mis kunagi kuulus Visburgile. Vürst Agni kavatses abielluda Skilviga, ta palus tal korraldada leinatalitus oma isa auks. Ta kutsus kokku palju aadlikke ja korraldas suure pidusöögi. Ta sai oma sõjaretkega väga kuulsaks. Pidusöök käis täie hooga. Kui vürst Agni joobes oli, ütles Skilv talle, et ta hoiaks oma kaelakeed, mis tal kaelas oli. Siis sidus ta kaelakee tugevalt kaela ja läks magama. Telk seisis metsaservas ja telgi kohal oli kõrge puu, mis kaitses telki päikese kuumuse eest. Kui vürst Agni magas, võttis Skilv paksu köie ja sidus selle kaelakee külge. Tema inimesed laskusid 6 telgi alt ja viskasid köie puuokstele, tõmmates nii, et vürst jäi okste alla rippuma. Siis tuli talle surm. Skilv ja tema inimesed hüppasid laeva ja sõitsid minema. Vürst Agni põletati seal ja sellest ajast alates nimetakse seda kohta Agnafitiks. See asub Taura idas ja Stoksundi läänes. Theodolf ütleb nii.
Kahtlemata ei olnud sõdalased rõõmsad selle üle, mida Skilf vürstiga tegi, kui Agni kaelakee külge riputati tõstetud taura logija juurde. Raskeks osaks juhile jäi taltsutada abikaasa Signi hobust. Tekst 20. Alek ja Erik, Agni pojad, olid pärast teda vürstid. Nad olid võimsad ja väga sõjakad ning valdavad erinevaid oskusi. Neil oli komme ratsutada, harjutades hobust minema sammu või traavi. Nad ratsutasid suurepäraselt ja konkureerisid väga, kes neist on parim ratsanik ja kellel on paremad hobused. Ühel päeval sõitsid vennad oma parimate hobustega, eraldusid teistest inimestest, sõitsid mingitesse põldudesse ja ei naasnud tagasi. Nende järele mindi otsima ja leiti mõlemad surnutena purustatud koljudega. Neil ei olnud kaasas mingit relva, ainult ohjad. Ja inimesed arvavad, et nad tapsid üksteist ohjadega. Theodolf ütleb nii. Alerik, tõstes käe Eerikule, suri ise vennaliku käe läbi. Ei olnud mõõka, vaid lihtsat ohjat, mida vürstid lahingus kasutasid. Varem ei olnud juhtidel kombeks võtta lahingusse hobuste rakmeid. Tekst 21. Ingvi ja Alv, Aleki pojad, said seejärel krahvideks Veedemaal. Ingvi oli väga sõjakas ja võitis alati. Ta oli välimuselt ilus, valdas hästi erinevaid oskusi, oli tugev, julge lahingus, helde ja armastas pidutseda. Kõikide nende asjade tõttu kiideti ja armastati teda. Krahval, tema vend, istus kodus ja ei läinud sõjaretkedele. Teda kutsuti Elfsiks, ta oli vaikne, üleolev ja karm. Tema ema oli Tageid, krahvdaga vägevate tütar, kellelt pärines tõglingite sugu. Alvi naise nimi oli Vera. Ta oli väga ilus ja väärikas naine ning armastas pidutseda. Ühel sügisel naasis Ingvi, Aleriku poeg, Uppsala viikingiretkelt. Ta sai siis väga kuulsaks. Ta istus sageli õhtuti kaua ja pidutses, samas kui krahv Alf läks tavaliselt varakult magama. Vera, tema naine, veetis sageli õhtuid vesteldes Ingiga. Alf oli korduvalt öelnud talle, et ta ei peaks nii hilja magama minema ja et ta ei taha teda voodis oodata, kuid tema vastas, et ta oleks õnnelik naine, kelle mees oleks Ingvi, mitte Alf. Alf oli väga vihane, kui ta nii rääkis. Ühel õhtul astus Alf kambrisse, kui Vera ja Ingvi istusid aujärjel ja vestlesid omavahel. Ingvi põlvedel lebas mõõka. Inimesed olid väga purjus ega märganud, kuidas Alf sisse astus. Ta läks aujärje juurde, tõmbas oma mantli alt mõõga välja ja torkas sellega oma venna Ingvit. Ingvi hüppas püsti, vehkis oma mõõgaga ja lõi Alfi maha. Mõlemad kukkusid surnuna põrandale. Alf ja Ingvi maeti kurga, furiväljadele. Theodolf ütleb nii. Ja juhtus nii, et Ingvi preester jäi oma kambrisse lebama, kui Alf oma naise pärast armukadedust tundes värvis terase oma venna verega. Kas pole halb, et kuldne mets kuulsate isandate surma viis ja asjatult sooritasid nad venna tapmise usu nimel? Hugleik, Alfi poeg, sai pärast vendade surmasvea printsiks, sest Ingvi pojad olid siis veel lapsed. Prints Hugleik ei olnud sõjakas, ta armastas rahulikult kodus istuda, ta oli väga rikas, kuid kitsi. Tal oli õukonnas palju erinevaid tsirkusi, orelimängijaid ja viiulimängijaid. Tema juures olid ka ennustajad ja erinevad nõiad. Kahte venda kutsuti Haki ja Hagbard, nad olid väga kuulsad, nad olid meresaadikud ja neil oli suur armee. Mõnikord läksid nad koos sõtta,
mõnikord eraldi. Igal ühel neist oli palju julgeid sõdureid. Prints Haki läks oma armee kanssa Svedemaale sõtta prints Hugleiku vastu. Ja tema kogus armee, et end kaitsta. Selles armee oli 2 venda, Svipdak ja Keigat. Mõlemad olid kuulsad rüütlid. Prints Hakil oli 12 rüütlit, nende seas oli Starkad vana. Isegi prints Haki oli suur rüütel, nad kohtusid vuriväljadest. Lahing oli kuum, Hugleiku vägedes oli suured kaotused. Siis Svipdag ja Keigat tormasid ette, igaühe vastas. Seisis 6 Haki rüütlit ja nad võeti vangi. Prints Haki murdis läbi kilpide seina prints Hugleiku juurde ja tappis tema ning tema 2 poega. Pärast seda põgenesid Sved ja prints Haki alistas maa ning sai Svede printsiks. Ta valitses maad 3 aastat ja kui ta rahulikult kodus istus, jätsid tema rüütlita. Nad käisid viikingiretkedel ja võtsid saaki. Kaksiktekst 23. Jerund ja Erik olid Ingvi pojad, Adreki poeg. Kogu selle aja nad seilasid oma sõjalaevadel ja sõdisid. Ühel suvel nad läksid retkele Taani ja kohtasid seal Gudlaugi, Halegite printsi ning võitlesid temaga. Lahing lõppes sellega, et kõik Gudlaugi laevasõdalased tapeti ja Samon võeti vangiks. Nad viisid ta kaldale Straumeirarnesi neemel ja seal riputasid üles tema inimesed ladusid sinna kümka. Eivind, skaldide hävitaja, ütleb nii, ja Gudlaug on kogenud õnnetust, ripub oksal, sveidede tahtel. Teada on, et Ingvi pojad on tugevad, et ta on selga saanud sigari hobuse. Printsi mälestuseks Masseneemel puhub oksad, paindub surnud puulaiba all. Straumeirarnes sai kuulsaks, kivi tähistatud. Eriku ja Jörundi vennad said selle tõttu väga kuulsaks. Nad said tuntuks. Siis kuulsid nad, et Haki, Sveidede maal prints, on lasknud oma rüütlid vabaks. Nad suunduvad Sveidede maale ja koguvad enda ümber sõjaväe. Ja kui Sved kuulevad, et need on inglingid, liitub nende juurde rahva hulk. Siis nad sisenesid, legi ja suundusid Uppsala poole prints Haki vastu. Ta kohtab neid vuriväljal ja tema sõjavägi on palju väiksem. Algas julm lahing. Printsi Haki rünnak oli nii raevukas, et ta tappis kõik, kes tema lähedale sattusid ja lõpuks tappis ta printsi Eriku ning lõikas vendade lippu. Siin põgenes prints Jerund laevade juurde ja koos temaga kogu tema sõjavägi. Aga prints Haki oli nii raskelt haavatud, et nagu ta muistis, jäi tal elada vaid lühikest aega. Ta käskis laadida oma sõjalaeva surnutega ja relvadega ning saata see merre. Samuti käskis ta kinnitada rooli, tõsta purje ja süüdata laeva peal küttepuudest lõkke. Tuul puhus kaldalt. Haki oli surmahaigus või juba surnud, kui ta pandi lõkkesse. Tuleleekides laev sõitis merre ja Haki surmakuulsus elas kaua. Tekst 24. Jerund, prints Ingvi poeg, sai Uppsala printsiks. Ta valitses maad ja suvel viibis sageli, sõjaretkedel. Ühel suvel läks ta oma vägedega Taani. Ta sõdis Jüütimaal ja sügisel sisenes Limfjordi ning sõdis seal. Ta seisis oma vägedega Ottasundi väinas. Siin ilmus suure armee Jaugilaug, Haleigovi prints, Gudlaugi poeg, kellest oli varem räägitud. Ta astub lahingusse Jerundiga ja kui kohalikud elanikud seda näevad, voolavad nad igast suunast suurte ja väikeste laevadega kokku. Jerund löödi peaga ja kõik sõdalased tapeti tema laevas. Ta hüppas vette, kuid ta haarati kinni.
ja viidi kaldale, siis käskis prints Kilaug ehitada hukkamisseina. Ta toob Jerundi tema juurde ja käskis ta üles riputada. Nii lõppes tema elu. Theodolf ütleb nii. Gudlaugi tapja hukkus kunagi Limafjordi juures, kui kõrge rinnaehitusega ratsu tõstis üles kitsaste. Jerundide ja Vardi härjarõngas pigistas sõjapealiku kurku. 25. tekst. Aun või Ani, Jerundi poeg, oli Sveede prints pärast oma isa. Ta tõi usinalt ohvreid ja oli tark inimene. Ta ei armastanud sõdida, istus kogu aeg kodus. Kui need printsid valitsesid Uppsalas, nagu just räägiti, siis Taanis valitses esmalt Tan Kõrge, kes elas sügava vanaduseni, siis tema poeg Frodi Kõrge või rahuarmastaja, seejärel tema pojad Hölfdan ja Fridleif. Nad olid väga sõjakad. Hölfdan oli vanim ja esimene neist kõiges. Ta läks oma väega Sveede maale rünnakule prints Auna vastu. Nende vahel toimus mitu lahingut ja Hölfdan võitis alati. Lõpuks põgenes prints Aun läände Gautlandi. Sel ajal oli ta juba olnud 20 aastat prints Uppsalas. Läänes Gautlandis viibis ta samuti 20 aastat. Kui prints Hölfdan oli Uppsalas, printsi Hölfdani suri haigusesse ja seal talle kuhjati. Künnis. Pärast seda naasis prints Aun Uppsalasse, tal oli siis 60 aastat. Ta tegi suure ohvri, paludes pikaealisuse eest ja ohverdas Odinile oma poja. Odin lubas prints Aunile, et ta elab veel 60 aastat. Aun oli veel 20 aastat prints Uppsalas, siis tungis maale Sveidari julge, Fredlev poeg ja neil Auniga toimusid mitmed lahingud. Mingali võitis alati. Siis põgenes prints Aun teist korda läänes Gautlandisse, jättes oma valdused maha. Ali oli prints Uppsalas 20 aastat, kuni vanamees Stargot tappis ta. Pärast Ali surma naasis prints Aun Uppsalasse ja valitses seal veel 20 aastat. Ta tegi jälle suure ohvri ja ohverdas oma teise poja. Siis ütles Odin Aunile, et kui ta annab iga 10 aasta tagant ühe poja, elab ta igavesti ja käskis tal nimetada mõni piirkond oma riigis oma poegade arvu järgi, keda ta Odinile ohverdas. Pärast 7. poja ohverdamist elas ta veel 10 aastat, kuid ei suutnud enam kõndida. Teda kanti troonil, ta ohverdas 8. poja ja elas veel 10 aastat. Puudis lamades. Ta ohverdas 9. poja ja elas veel 10 aastat, imedes purka nagu beebi. Aunil oli siis veel üks poeg. Ja ta soovis teda ohverda ning pühendada Odini Uppsala ja sellele lähedal asuvad maad, nimetades kogu seda piirkonda Tiundalandi. Aga Sreid ei lubanud tal ohverdust teha, siis suri vürst Aun ja Uppsala lähedal ehitati talle künnis. Alates sellest ajast, kui keegi sureb valutult vanaduse tõttu, nimetatakse seda Auni haiguseks. Theodolf ütleb nii, tean, et Aun langes kunagi Uppsala ajal lastesse ja oma kõhtu päästes hakkas vanamees imema turja ja see oli tema nõrkades kätes turja sarv nagu lutipudel. Iga päev, nagu imik, jõi prints turja oda otsast ja poja mõrvari jaoks ei olnud võimalik pullimõõka tõsta. Egil, Aun vana poeg, oli pärast oma isa Sveamaal prints. Ta ei armastanud sõdida ja istus rahulikult kodus. Tal oli vang nimega Tunni, kes oli varem Aun vana aarete hoidja. Kui Aun suri, maetas Tunni maasse palju aardeid. Ja kui Egil sai printsiks, sundis ta Tunni töötama koos teiste vangidega. See ei meeldinud talle üldse ja ta põgenes. Temaga põgenes palju vange. Nad kaevasid välja aarded, mida Tunni ei olnud maasse maetanud ja ta jagas need oma inimestele
ning nad valisid ta oma juhiks. Tema juurde kogunes palju räpaseid. Nad peitusid metsades, tegid vahel rünnakuid, röövisid inimesi ja tapsid. Printsi Egil sai sellest teada ja läks oma väega neid otsima. Ühel ööl, kui ta oli kuskil ööbimiseks peatunud, ründas Tunni oma inimestega ja tappis palju rahvast printsi juures. Kui prints Egil nägi, mis toimub, hakkas ta end kaitsma, tõstes oma lippu, kuid paljud tema inimesed põgenesid. Tunni ja tema inimesed ründasid väga julgelt, siis mõistis Egil, et tal ei jää muud üle, kui põgeneda. Tunni ja tema inimesed jälitasid põgenejaid kuni lähima metsani. Siis nad naasid, rüüstasid ja röövisid ega kohanud mingit vastupanu. Kõik haaratud varad jagas Tunni oma inimestele. Seetõttu armastati teda ja tema poole tulti. Printsi Egil kogus väe ja läks Tunni vastu. Nad võitlesid ja Tunni sai võidu, samas kui Egil põgenes ja kaotas palju inimesi. Prints Egil ja Tunni võitlesid 8 korda ja kõigis nendes lahingutes sai Tunni võidu. Pärast seda põgenes prints Egil oma riigist, ta suundus Taani Selundi saarele Frodi julgele. Ta lubas prints Frodile Sveidilt maksu, abi eest. Frodi andis talle sõjaväe ja oma rikkaid. Printsess Egil suundus Sveid riiki ja kui Tunni sellest teada sai, liikus ta oma vägedega talle vastu. Lahing oli kuum, Tunni langes ja prints Egil hakkas taas riiki juhtima. Taanlased naasid tagasi. Printsess Egil saatis prints Frodile rikkalikke ja suuri kingitusi iga 6 kuu tagant, kuid ei maksnud taanlastele maksu. Siiski jäid Egil ja Frodi sõpradeks. Pärast Tunni surma valitses Egil riiki 3 aastat. Tollal juhtus Sveid riigis, et ohverpull, kes oli mõeldud ohverdamiseks, muutus vanaks ja ohtlikuks inimestele, kuna teda toideti usinalt. Ja kui teda püüda taheti, jooksis ta metsa ja läks hulluks ning viibis metsas kaua, olles inimestele tõeliseks hädaks. Printsess Egil oli hea jahimees, ta käis tihti metsades jahil. Ühel päeval läks ta jahile oma meestega. Ta jälitas pikka aega ühte looma ja hüpates selle järel metsas, eraldus teistest inimestest. Äkki nägi ta seda sama pulli ja sõitis tema juurde, et teda tappa. Pull pöördus tema poole. Printsess viskas talle oda ja pull vihastus. Ta tõukas hobust külje pealt ja see kukkus koos temaga printsess. Printsess hüppas püsti ja tõstis juba mõõka. Aga pull tõukas teda nii tugevalt rinda, et sarved süvenesid sügavale kehasse. Siis jõudsid printsessi inimesed kohale ja tapsid pulli. Printsess suri varsti pärast seda ja Uppsalas on talle kuhjatud künka. Theodolf ütleb nii: valitseja Tunni rõhu alt kuulus põgenes võõrale maale, kuid metsik loom lõi pea sarve vaimu torni. Varem kandis ta kulmude kindlust pikka aega idametsades, kuid nüüd on ta asunud südamesse igili turi paljastatud nuga. Ottar, Egili poeg, varitses maad ja oli pärast teda prints. Tema ja Frodi ei olnud sõbrad. Frodi saatis inimesi prints Ottarile ülesandega, mille lubas talle Egil. Ottar vastab, et sveidid ei ole kunagi taanlastele maksnud ja et tema ka ei kavatse. Saadetud inimesed naasid tagasi. Frodi oli väga sõjakas. Ühel suvel läks Frodi oma vägedega sveidide maale, maandus seal, rüüstas riiki, tappis palju inimesi ja võttis teisi vangiks. Ta võttis sealt suure saagi, põletades palju asulaid ja tehes suuri hävitusi. Järgmisel suvel läks Frodi idamaadesse retkele. Prints Ottar sai teada, et Frodi oli lahkunud. Ta istus sõjalaeva ja suundus Taani, rüüstas riiki ega kohanud mingit vastupanu. Ta saab teada, et Selundis on kogunenud suur armee, siis suundub ta läände, seejärel lõunasse, Jütimaale, siseneb Limfjordi, rüüstab Vindili,
põletab seal asulaid ja hävitab maid. Frodi oli 2 vasal, keda kutsuti Vett ja Fast. Ta jättis Nathanit kaitsma oma puudumise ajal. Kui vasalid said teada, et Sveidide prints on Taanis, kogusid nad armee, istusid laevadele ja suundusid lõunasse, Limfjordi poole. Nad üllatavad prints Ottarit Taras ja asuvad kohe lahingusse. Sveidid pakuvad vastupanu. Mõlemad pooled kannatavad kaotusi, kuid taanlastele tuleb pidevalt tuge naaberpiirkondadest ning kõik läheduses olevad laevad liituvad nendega. Lahing lõppes sellega, et prints Ottar hukkus ja suur osa tema vägedest samuti. Taanlased kandsid tema keha kaldale ja panid selle mingile künka peale loomadele ja lindudele söödaks. Nad tegid puust korvi ja saatsid selles veidude maale, öeldes, et prints Ottar ei maksa rohkem kui see. Nad hakkasid hiljem Ottarit kutsuma Vendili korviks. Theodolp ütleb nii, Tana tõusis püsti ja võttis Ottari välja. Sulelise olendi surnukeha jäetakse maha. Korv lendas surnud keha poole, kohutava käpaga haaras ta printsi ja rääkis jarride tegemistest Vendilis. Tean, et Usveide kuulujutud elavad, kuidas Kanung, Fasti ja Vötfrodi saartelt lahingus purustati. Tekst 28. Adils, vürst Attari poeg, oli pärast teda vürst. Ta valitses maad kaua ja oli väga rikas. Suvel käis ta korduvalt viikingireisidel. Ühel päeval tuli ta oma vägedega sakslaste maale. Seal valitses siis vürst nimega Geerter. Ja tema naine kandis nime Alovõimas. Ei räägita sellest, kas neil olid lapsed. Vürsti ei olnud siis maas. Vürst Adils ja tema inimesed ründasid vürst Geerti mõisat ja röövisid selle. Mõned neist ajasid röövitud karjaranda, karja pasid vangid ja vangid, ka need nad kõik vangistasid. Vangide seas oli imekaunis tüdruk, tema nimi oli Irsa. Vürst Adil suundus koju saagiga. Irsa ei olnud koos teiste vangidega. Peagi selgus, et ta on tark, kõneosav ja kõigest teadlik. Ta meeldis kõigile väga ja kõige rohkem vürstile. Lõppes sellega, et ta abiellus temaga. Irsa sai Sveede vürsti naiseks ja temast levis hea kuulsus. Leidres valitses siis vürst Helgi, Hõftana poeg. Ta saabus Sveede maale nii suure armee kanssa, et vürst Adilsil ei jäänud muud üle, kui põgeneda. Vürst Helgi maandus oma vägedega, rüüstas maad ja sai suure saagi. Ta vangistas Irsa, vürsti naise, ja viis ta endaga kaasa Leidrisse ning abiellus temaga. Nende poeg oli Hrolf Jerding. Kui Hrolf oli 3-aastane, saabus Taani Olov. Ta ütles Irsale, et vürst Helgi, tema praegune abikaasa, oli tema isa. Ja Olov oli tema ema. Siis naasis Irsa Sveedemaale, Adilsi juurde ja viibis seal kuni oma elu lõpuni. Vürst Helgi hukkus sõjaretkel. Hrolf Jerding oli siis 8 aastat vana ja ta kuulutati vürstiks Leidres. Vürst Adils oli vaenujalal vürst Ali Uplandiaga. Ta oli Norra päritolu. Nende vahel toimus lahing Veniri järve jääl. Vürst Ali hukkus selles lahingus ja Adil saavutas võidu. Sagas-Skjöldungidest räägitakse sellest lahingust põhjalikult. Samuti Hrolf Jerdingi retkest Uppsala Adilsi juurde. Just siis külvas Hrolf Jerding kulda Furi põldudele. Vürst Adils armastas väga häid hobuseid. Tal olid parimad hobused sel ajal. Ühte tema hobust kutsuti Kiireks ja teist Varjuks. See hobune jäi Adilsi kätte pärast Ali surma ja sellest hobusest sündis teine hobune, keda samuti kutsuti Varjuks. Adil saatis ta Halakalandi vürst Kodkestile.
Vürst kotkest ratsutas selle hobuse seljas ja ei suutnud teda peatada, kukkus maha ja suri. See juhtus endis Halakalandis. Ühel päeval tisa ohverdamise ajal ratsutas vürst Adils hobusel läbi tisa pühamu. Äkitselt komistas hobune tema all ja kukkus ning vürst kukkus maha ja lõi pea kivisse nii, et kolju lõhkes ja aju pritsis kivile. Nii ta hukkus. Ta suri Uppsala ja maeti sinna kuhja. Sved nimetasid teda võimsaks vürstiks. Theodulf ütleb nii. Mulle on teada ka Adilsi saatus. Tean, et nõidus hävitas kangelase. Vürst kukkus hobuselt maapinnale, auväärne freeri pärija. Kõrge soost pea pealt pritsis aju, segunedes mudaga. Nii ta suri Uppsala, oli vaenlane. Võidukas. Eystein, Adilsi poeg, valitses pärast teda Svedemaad. Tema ajal langes leira Rolf Järdin. Sel ajal käisid Taani ja Norra vürstid sõjakäikudel Svedemaale. Paljud neist olid meresõdalased. Neil olid suured sõjaväed, kuid maad ei olnud. Ainult see, kes ei ole kunagi maganud musta katuse all ja ei ole kunagi pidutsenud tule ääres, võis end tõeliselt meresõdalaseks nimeta. Selvi, Högni poeg, Nirdai saarelt, oli meresõdalane, kes käis sel ajal viikingite sõjakäikudel idamaadesse. Tal olid valdused Jõtlandi. Ta läks oma sõpradega Svedemaale. Vürst Eystein pidutses siis kuskil lavundis. Selvi tungis sinna öösel, ümbritses maja, kus oli vürst ja tema sõbrad ning süütas maja koos kõigi inimestega. Seejärel suundus Selvi Sigtunasse ja nõudis, et teda kuulutataks vürstiks. Aga Sved koguvad sõjaväge ja tahavad oma maad kaitsta. Toimus nii suur lahing, et nagu öeldakse, ei lõppenud see isegi 11. päeval. Vürst Selvi saavutas võidu ja oli pikka aega Svedemaa vürst, kuni Sved tõusid tema vastu ja tapsid ta. Theodolf ütleb nii. Lavundis, tean, peitsid nornid vürsti eluniidi ja Eystein langes sealt elkides juudi rahva poolt, põletatuna. Ja mererohi, merekallastel vaevas kuuma laeva pealikku, kui kogu seltskond süütas ja lõhestatud laev põles eredalt. Tekst 32. Ingvar, vürst Eysteini poeg, sai Sisveamaa vürstiks. Ta oli väga sõjakas ja käis sageli meresõdades, sest Sveamaale ründasid pidevalt nii taanlased kui ka idarahvad. Vürst Ingvar sõlmis rahu taanlastega ja hakkas käima sõjakäikudel idamaadesse. Ühel suvel kogus ta sõjaväe ja läks eestlaste maale, hävitades seda kohas, mida nimetatakse uhkivaks. Siin ründasid eestlased suure sõjaväega ja toimus lahing. Eestlaste sõjavägi oli nii suur, et Sved ei suutnud sellele vastu seista. Vürst Ingvar langes ja tema sõdalased põgenesid. Ta on maetud sinna, künka alla mere ääres. See on Adalsüslis. Sved sõitsid pärast seda kaotust koju. Theodolf ütleb nii. Ja räägitakse, et Ingvar kanungist sai Süsli meeste ohver. Eestlaste sõdur lõhkus lahingus Jasnalikovi kõrval kivi ja ookean leevendab surnud vürsti laulu kümira. 33. Enund, Ingvari poeg, valitses pärast teda Svedemaal. Tema päevadel valitses Svedemaal rahu ja tal oli väga palju igasuguseid hüvesid. Vürst Enund läks oma väega eestlaste maale, et kätte maksta oma isa eest. Ta maandus seal, rüüstas kogu maa ja haaras suured saagi sügisel naasis ta Svedemaale. Tema päevadel olid Svedemaal head saagid.
Kõigist vürstidest armastati kõige rohkem vürsti Enundi. Sveide maa on metsane maa ja metsade sügavad kohad on seal nii ulatuslikud, et neid ei saa läbida isegi mitme päevaga. Vürst Enund kulutas palju vaeva ja vahendeid, et metsad puhastada ja maid asustada. Ta käskis samuti rajada teid läbi metsade sügavate kohtade ja siis metsade seas tekkis palju metsata maid ja neile hakati asuma. Nii asustati maad, sest inimesi, kes oleksid võinud asuda, oli piisavalt. Vürst Enund käskis rajada teed üle kogu Sveide maa läbi metsade, soode ja mägede. Seetõttu kutsuti teda Enundteeks. Vürst Enund ehitas endale muisasid kõigis Sveide maa piirkondades ja sõitis üle kogu maa, korraldades igas kohas pidusid. Tekst 34. Enundteel oli poeg, keda kutsuti Ingialdiks. Sel ajal valitses Fjätrundalandi vürst Ingvar. Tal oli oma naisest 2 poega. Ühte kutsuti Alviks, teist Agnariks. Nad olid Ingialdiga eakaaslased. Sel ajal valitses igas Sveide maa piirkonnas oma vürst. Enundteed varitses Tiundalandi. See on seal, kus asub Psala. Seal on kõigi sveade tings ja seal korraldati kõik suured ohvrid sveade poolt. Palju vürste kogunes sinna. See juhtus talve keskel. Ühel talvel, kui palju rahvast kogunes Uppsala, oli seal ka vürst Ingvar koos poegadega. Neil oli 6 aastat. Alv, vürst Ingvari poeg, ja Ingiald, vürst Enundi poeg, alustasid mingit poiste mängu, kus igaühel pidi olema oma rühmajuht. Mängu ajal osutus Ingiald Alvist nõrgemaks ja nii vihastas, et hakkas valjult nutma. Siim lähenes Gautvid, tema kasvataja poeg, ja viis ta pimedale Sviptagile, tema kasvatajale, ning rääkis, mis juhtus, ja et Ingiald osutus mängus Alvist nõrgemaks. Sviptag vastas, et see on suur häbi. Järgmisel päeval käskis Sviptag lõigata hundilt süda välja, küpsetada see spitil ja andis selle Ingialdile süüa. Sellest ajast alates sai temast väga kuri ja salakaval. Kui Ingiald kasvas, pakkus Enund talle naiseks Gauthildi, vürst Algaudi tütre. Ta oli vürst Gautrekki, lahke poeg, Gauti poeg, kelle järgi on nimetatud Gautland. Vürst Algaut oli kindel, et annab oma tütre hästi mehele, pakkudes teda vürst Enundi pojale, kui poeg iseloomult isa sarnane. Kütarlaps saadeti Sveidide maale ja Ingiald pidas temaga pulmad. Tekst 35. Ühel sügisel sõitis vürst Enund oma muisates koos sõpradega ja jõudis piirkonda, mida nimetatakse Himenheidiks. Seal on mitu kitsast mäg ja kõrged mäed mõlemal pool. Sadas tugevat vihma ja mägedes sadas lund. Hiiglaslik kivide ja savilaviin langes vürst Enundi ja tema sõprade peale. Vürst hukkus ja paljud koos temaga. Teodolf ütleb nii: tean, et kivide linn, mis asub Himinfjöli juures, sai Enundile takistuseks. Ja mägedes, tolmusmaas, on eestlaste vaenlane kurb. Maapinnast tõusnud luud suruvad raskelt vürstilaipa. Ingiald, vürst Enundi poeg, sai vürstiks Uppsalas. Neil aegadel, kui Sveid olid riigis palju kohalikke vürste, olid Uppsalas vürstid ülemvürstid. Uppsala valitsejad olid ainuvõimulikud kogu Sveede maal alates ajast, mil Odin valitses Sveede maal kuni Agnia surmani. Ainult siis jagati riik esmakordselt vendade vahel, nagu oli varem kirjutatud. Pärast seda hakkasid vürstivaldused ja võim suguharus hajuma, kui see hargnes. Aga mõned vürstid puhastasid metsade tihedust, asusid sinna elama ja suurendasid seeläbi oma valdusi.
Kui Ingjald sai võimule ja temast sai vürst, oli palju kohalikke vürste, nagu juba kirjutatud. Vürst Ingjald käskis korraldada Uppsales suure pidusöögi, et mälestada vürst Enundi oma isa surma. Ta käskis ehitada paleed. Ei vähem avarad ja luksuslikud kui vürstipaleed Uppsales ja nimetas neid 7 vürstipaleedeks. Nendes oli valmistatud 7 trooni. Vürst Ingjald saatis sõnumitoojaid kõikjale Sveamaale ja kutsus enda juurde vürste, jarle ja teisi aadlikke. Sellele mälestuspidu saabusid. Vürst Alghaut, Ingjaldi jäi Ingvar, vürst Jadrundalandi ja tema 2 poega Agnar ja Alv Sporsnjalt, vürst Nerekist, Sigverk, vürst Atundalandist. Granmar, vürst. Sudarminnalandi ei saabunud, 6 vürsti istusid uutes paleedes troonidele. Üks troon, mis oli valmistatud vürst Ingjaldi käsul, jäi tühjaks. Kõik, kes saabusid, paigutati uutesse paleedesse. Ingjald paigutas oma sõdalased ja kõik oma inimesed oma paleedesse. Tol ajal oli komme, et kui peeti mälestuspidu mõne vürsti või jarli auks, pidi see, kes seda korraldas ja oli pärija, istuma trooni ees pingil. Kuni toodi sisse karikas, mida nimetati pragikarikaks. Siis pidi ta püsti tõusma, karika vastu võtma, tõotama midagi teha ja karika tühjaks jooma. Pärast seda viidi ta troonile, mida oli varem hoidnud tema isa. Sellega astus ta isa pärandisse. Nii tehti ka seekord, kui pragikarikas toodi. Vürst Ingjald tõusis, võttis kätte suure turjasarve ja tõotas oma maad poole võrra suurendada, 4 suuna poole või surra. Siis ta tühjendas sarve. Kui õhtul inimesed joovad, käskis vürst Ingjald valkvidule ja hulvidule sviiptaga poegadele, et nad ja nende inimesed relvastuksid, nagu oli õhtul kokku lepitud. Nad läksid välja, suundusid uutele telkidele ja süütasid need. Kohe telgid süttisid, neis hukkusid 6 vürsti ja kõik nende inimesed. Need, kes püüdsid pääseda, tapeti kohe. Pärast seda allutas vürst Ingjald endale kõik need valdused, mis kuulusid vürstidele ja kogus nendelt valdustelt maksu. Tekst 37. Tekst 37. Vürst Granmar kuulis neist sündmustest ja muistis, et teda ootab sama saatus, kui ta ei hoia end. Selle suve jooksul saabus Sveamaale koos oma sõpradega vürst Fjerford, keda kutsuti Ilvingiks ja maandus fjordis, mida nimetakse Mirkva fjordiks. Kui vürst Granmar sellest kuuleb, saadab ta tema juurde inimesi ja kutsub teda ning kogu tema sõpruskonna enda juurde pidusöögile. Ta võttis kutse vastu, sest ei olnud kunagi vürst Granmari valdustes röövinud. Kui ta pidusöögile ilmus, võeti teda väga sooja vastuvõtuga vastu. Vürstidel, kes elasid oma valdustes ja korraldasid pidusid, oli selline komme, et õhtul, kui karikad käisid ringi, jõid paarikaupa ühest karikast mees ja naine, nii palju kui paare tuli, ja ülejäänud jõid ühest karikast. Aga viikingitel oli seadus juua peol kõik koos ühest karikast. Vürst Hjörvardile oli valmistatud troon vürst Granmari trooni vastas ja kõik tema inimesed istusid kõrval pingil. Vürst Granmar ütles oma tütrele Hildigunile, et ta valmistuks viikingitele õlut tooma. Ta oli väga ilus tüdruk. Ta võttis hõbedase karika, täitis selle, läks vürst Hjörvardile lähemale ja ütles kõigi Elvini terviseks ja Hrolf Scherdingi mälestuseks. Ta jäi karikast poole tühjaks ja andis selle vürst Hjörvardile. Tema võttis karika ja tema käe ning ütles, et ta peaks istuma tema kõrvale. Ta vastas, et viikingite kombeks ei ole juua naistega üksi.
Hjörvard vastas, et ta on hea meelega valmis viikingite seadust rikkuma ja temaga kahekesi jooma. Siis istus Hildegund tema kõrvale ja nad jõid ühest karikast ning vestlesid palju sel õhtul. Järgmisel päeval, kui vürstid kohtusid, palus Hjörvard Hildegund kätt. Vürst Granmar rääkis sellest oma naisele, Hildile ja teistele aadlikele ning ütles, et vürst Hjörvard oleks neile usaldusväärne toeks. Tema sõnu tervitati heakskiiduga ja kõik pidasid neid mõistlikeks. Asi lõppes sellega, et Hildegund oli kihlatud vürst Hjörvardiga ja ta pidas temaga pulmad. Vürst Hjörvard pidi jääma vürst Granmari juurde, sest tal polnud poega, kes saaks teda valitsemisel aidata. Tekst 38. Sellel sügisel kogus prints Ingjalt sõjaväe, et rünnata äia ja väimeest. See sõjavägi koosnes kõigist tema valdustest, mille ta endale allutas. Kui äia väimees sellest kuulevad, koguvad nad oma valdustes sõjaväe. Nende abiks tuleb prints Högni ja tema poeg Hildir, kes valitsesid Ida-Skautlandi. Högni oli Hildiri isa, prints Granmari naise. Prints Ingjald maandus kaldale koos kogu oma sõjaväega ja tal oli palju rohkem rahvast kui tema vastastel. Nüüd sõjaväed kohtuvad ja algab julm lahing. Koppea, kuid peagi põgenesid juhid, kes valitsesid Fjordrundlandi, Lääne-Kautasid, Nerikat ja Attundlandi ning kogu nende maades kogutud sõjavägi jooksis oma laevadele. Pärast seda läks prints Ingjaldil halvasti. Ta sai palju haavu ja jooksis oma laevadele, kuid pime Svipdag, tema kasvataja ja tema 2 poega, Kautvit ja Hülvit, langesid selles lahingus. Prints Ingjald naasis Uppsala, olles oma retkega väga rahulolematu. Ta nägi, et sõjavägi, mille ta oli kogunud maades, mille ta oli allutanud jõuga, ei tule kunagi olema talle truud. Pärast seda oli prints Ingjaldi ja prints Granmari vahel suur vaen. Nii möödus palju aega ja lõpuks õnnestus nende mõlema sõpradel nad lepitada. Printsid leppisid kokku kohtumises, kohtusid ja sõlmisid rahu. Prints Ingjald, prints Granmar ja prints Hjörvard, tema väimees. Rahu pidi kestma seni, kuni nad on elus. See oli kinnitatud truudusvandedega. Järgmisel kevadel läks prints Granmar just Uppsala, et teha ohver, kuna kevadel oli tavaks tuua ohvreid rahu nimel. Siim sai ta ennustuse, et tal on jäänud elada vähe aega ja ta naasis oma valdusesse. Tekst 39. Järgmisel sügisel läks prints Granmar ja prints Hjörvard, tema väimees, pidutsema oma muisates saarel, mida kutsutakse Siliks. Kuna nad pidutsesid, ilmus sinna ühel ööl prints Ingjald oma väega. Ümberringi maja ja põletas nad koos kõigi nende inimestega. Pärast seda alistas ta prints Granmari ja Hjörvardi valdused ning pani sinna valitsejad. Prints Högni ja tema poeg Hildir ründasid Sagelisveide maad ja tapsid prints Ingjaldi inimesi, keda ta oli määranud valitsema valdustes, mis kuulusid varem prints Granmarile, nende sugulasele. Pikka aega olid prints Ingjald ja prints Högni omavahel vaenujalal. Kuid prints Högni suutis kuni oma surmani oma valdustes püsida ja prints Ingjaldile vastu seista. Prints Ingjaldil oli 2 last oma naisest, tütar ja poeg. Tütart kutsuti Aksaks, ta oli vanim. Ja tema poeg oli Olav Lõhkuja. Kauthild, prints Ingjaldi naine, saatis poisi oma kasvatajale, Povile, Läände Kautlandi. Ta kasvas seal koos Povi poja, Saksi, kes sai hüüdnimeks hauakaevaja. Räägitakse, et printsess Ingjald tappis 12 printsi ja pettis neid rahulubadusega,
mistõttu teda kutsuti Ingialt kavalaks. Ta oli printsess suuremast osast Sveede maast. Ta andis oma tütre Aasa Gudrödile, printsile Skandias. Ta sarnanes isale loomult. Ta oli põhjus, miks Gudröd tappis oma venna Hõftani. Hõftan oli Ivari laiade kätede isa. Aasa oli samuti põhjuseks Gudrödi oma abikaasa surmale. Ivar laiade kätede suundus Skandiasse pärast oma onu Gudrödi surma. Ta kogus kohe suure armee ja liikus Sveede maale ja Sokovarna oli juba varem oma isa juurde sõitnud. Prints Ingialt pidutses rannas, kui kuulis, et prints Ivari armee on lähedal. Ta nägi, et tal ei olnud piisavalt vägesid, et Ivariga võidelda. Ja ta mõistis, et kui ta põgeneb, ründavad vaenlased teda igast küljest. Nad tegid siis koos Asaga nii ja sellest levis kuuldus. Nad jootsid kõik oma inimesed purju ja seejärel süütasid Paleed. Paleed ja kogu rahvas, kes seal oli koos printsi Ingialdiga, põlesid maha. Theodolf ütleb nii. Remingis suitsuvalitseja tappis Ingialdi söega ja vaenlane tallas kodus elutuks jäänud keha. Printsi saatusele imetleti palju. Lõppude lõpuks valis kuulus valitseja ise oma surmatunni. Tekst 41. Ivar alistas oma laiad embused kogu Sveede maa. Ta vallutas ka kogu Taani maa ja suure osa sakslaste maast, kogu idamaa ja viiendiku inglite maast. Tema suguvõsast pärinesid Taani ja Sveede printsid, need, kes olid oma maal üksi valitsejad. Pärast kaval Ingialdi surma kadus Uppsala riik inglite käest, kui kaugele nende sugupuud jälgida. Kui Olav, printsi Ingialdi poeg, kuulis oma isa surmast, läks ta sõidule koos nende inimestega, kes soovisid temaga minna, sest suur osa Sveede, kõik üheskoos, soovisid Ingialdi sugu ja kõiki tema sõpru välja ajada. Olav suundus esmalt jõe äärde, kuid kui Sveed sellest teada said, ei saanud ta seal enam jääda. Siis suundus ta läände läbi metsade sellele jõele, mis voolab põhjast Veniri ja mida nimetatakse Elviks. Seal nad peatusid ja hakkasid metsi puhastama ja põletama ning seejärel asuma elama. Varsti oli piirkond asustatud, nad nimetasid seda Vermalandi, seal olid head maad. Kui Sveede maal kuulsid, et Olav puhastab metsi, kutsuti teda metsameheks ja see oli tema ülenaljaks. Olav abiellus tüdrukuga, kelle nimi oli Sölveig või Sölva. Ta oli Hõftani kuldse hambaga tütar, kes tuli läänest Sljärist. Hõftan oli Sölvi poeg, Sölvara poeg, Sölvi vana poeg, kes esimesena raius metsa Soljäris. Olavi metsamehe ema nimi oli Kauthild ja tema ema oli Olov, Olavi nägija tütar, Merika Vürst. Olavil ja Sölvil oli 2 poega, Intjalt ja Hõvdan. Hõvdan kasvas Soljäris Sölvi juures, oma ema onu juures. Teda kutsuti Hõvdan valge luudeks. Tekst 43. Väga paljud põgenesid Svea maast olles. Ivari poolt seadusevastaseks kuulutatud. Nad kuulsid, et Olavi metsamehe juures Vermolandes on head maad ja tema juurde voolas nii palju rahvast, et maa ei suutnud kõiki toita. Toimus saagikuse puudus ja algas nälg. Inimesed arvasid, et süüdi on vürst, kuna svead usuvad tavaliselt, et vürst on nii saagi kui ka saagikuse puuduse põhjus. Vürst Olavi eiras ohvritalitusi. See ei meeldinud sveadele ja nad arvasid, et sealt tulebki saagikuse puudus. Nad kogusid sõjaväe, läksid vürst Olavi vastu rünnakule, ümbritsesid tema maja ja põletasid ta kodus,
andes ta Odini ja tuues ohvriks saagi nimel. See toimus Venira järve ääres. Theodolf ütleb nii, ja laine ääres, nagu Krondil, põletas olavi tuld. Ja puude hunt, põletav punane, rebis Sveade pealikult mantli seljast. Aadel poeg, kõrgest soost, on Uppsala juba ammu jätnud. Need Svead, kes olid targemad, nägid siiski nälg on tingitud sellest, et inimesi on rohkem, kui maa suudab toita. Ja vürst ei olnud siin süüdi. Otsustati liikuda kogu sõjaväega läände läbi Eidaskoki metsa ja üllatada Sollejärvi. Seal nad tapsid vürstsölvi ja vangistasid Hülftana valge luud. Nad tegid temast oma pealiku ja andsid talle vürsti tiitli, siis ta allutas Sollejärvi. Siis ta liikus sõjaväega Raumarikisse, sõdis seal ja allutas selle piirkonna relvavõimuga. Tekst 44. Hülftan valge luud oli võimas vürst. Ta oli abielus Asega, Eystein Karmuse tütre, Uplandi elanike vürstitutrega. Ta valitses Hiimörki. Asel ja Hülftanil oli 2 poega, Eystein ja Gudröd. Hülftan vallutas suure osa Hiimörkist. Totten, Hodolandi ja suure osa Vestfoldist. Ta elas vanadusse ja suri haiguses Tottenis ning tema keha viidi Vestfoldi, kus ta maeti künka alla. Skiringsallis, kohas, mida nimetatakse Skireidiks. Theodolf ütleb nii, Hülftan, vürst, on kõigile teada, et ta on ammu lahkunud maapealsetest poegadest ja tema saali tahtis tõeliselt võtta langenud perenaine. Iskereid Skiringsallis nutab nüüd oma valitseja pärast. Tekst 45. Ingjald, Hülftani vend, oli vürst Vermolandes, kuid pärast tema surma allutas vürst Hülftan Vermolandi ja kuni oma surmani võttis temalt maksu ning määras sinna jarlid. Tekst 46. Eystein, Hülftani poeg valge luud, oli pärast teda vürst Raumaris ja Vestfoldis. Ta oli abielus Hildiga, Eeriki tütre, Agnari poja, kes oli vürst Vestfoldis. Agnar, Eeriki poeg, oli Sigtrügi poeg, vürst Vendilist. Eerikul ei olnud ühtegi poega. Ta suri, kui vürst Hülftan valge luud veel elas. Siis haarasid Hülftan koos oma poja Eysteiniga kogu Vestfoldi. Eystein varitses Vestfoldi kuni oma surmani. Siis oli Varna vürst, kelle nimi oli Skjöld. Ta oli väga osav nõiduses. Vürst Eystein saabus mitme sõjalaevaga Varna ja hakkas seal röövima. Ta võttis, mis ette jäi, riideid ja igasuguseid asju ning pondide tööriistu. Loomi nad lõikasid kaldal. Siis nad sõitsid minema. Kui vürst Skjöld oma vägedega kaldale tuli, oli vürst Eystein juba fjordi ületanud. Skjöld nägi veel nende purjeid. Ta võttis oma mantli, lahti käis selle ja puhus sellesse. Kui nad sõitsid mööda Jarsei saart, istus vürst Eystein roolis, samas kui teine laev sõitis kõrval. Oli laineid. Teise laeva ireja viskas vürsti üle parda. Nii ta hukkus. Tema inimesed tõid tema laiba välja. Ta viidi Porrosse ja seal maeti ta künka alla kivisel seljakul Vädla jõe ääres. Theodolf ütleb nii. Ja kogemata saatis rea Eystein otse Narvi öö juurde. Ta magab juba ammu künka all, uhke vürst, graniitkünkale. Ja mööda juhist viivad jääkülmad Vädla jõe veed kaugele. Tekst 47. Hülftan, vürst Eystein poeg, sai pärast teda vürstiks. Teda kutsuti Hülfšaniks, kes oli kulda lahke
ja toidu osas kitsi. Räägitakse, et tema inimesed said nii palju kuldmünte, kui teiste vürstide inimesed saavad hõbemünte, kuid elasid näljas. Ta oli väga sõjakas, käis sageli viikingiretkedel ja kogus rikkusi. Ta oli abielus Liviga, Taga Vestmari vürsti tütrega. Tema peamine muis oli ta Vestfoldis. Seal ta suri haiguse tõttu ja maeti künka alla Borres, nagu ütleb Silver. Ja 3. korda kutsus sõbra õde endale tingi vürsti. See, kes istus ta troonil, ei pääsenud Norni otsusest. Ja tema, Hõlvdan, kohal pandi lahingus mehe urgani alla. Tekst 48. Uusrižü, Hõlvdani poeg, oli pärast teda vürst. Teda kutsuti kuuvri suureks, kuid mõned nimetasid teda jahimehe vürstiks. Ta oli abielus Ülfildiga, Alvariki tütre, kes oli Alfheimi vürst ja sai temaga kaasa poole vingulmärki. Nende poeg oli Lahv, keda hiljem kutsuti Lvigeirstadiriks. Alfheimariks nimetati siis ala raumelvi ja kaudtelvi vahel. Kui Ilfild suri, saatis vürst Kuusri oma inimesi läände Agdiri vürsti juurde, kes seal valitses. Teda kutsuti Harald punapeaks, et kosida tema tütartsat. Aga Harald keeldus temalt. Saatkond naasis ja rääkis vürstile sellest. Mõne aja pärast laskis vürst Kuusri oma laevad vette ja sõitis suure armee kanssa Agiri. Ta ilmus sinna täiesti ootamatult, maandus kaldale ja öösel lähenes vürst Haraldile. Kui ta nägi, et armee oli kallale tunginud, tuli ta välja koos kõigi inimestega, kes olid tema juures. Toimus lahing, kus seal oli suur jõudude ülekaal. Harald ja Kirr, tema poeg, langesid. Vürst Kuusri võttis suure saagi. Ta viis endaga kaasa asu, Harald, vürsti tütre ja abiellus temaga. Neil oli poeg, kelle nimi oli Hõlvdan. Sel sügisel, kui Hõlvdan sai aastaseks, sõitis vürst Kudret Ürami. Ta seisis oma laeva juures Stivlusundis. Peopidamine käis täies hoos. Ja vürst oli väga purjus. Õhtul, kui pimedaks läks, tahtis vürst laevast maha astuda, kuid kui ta jõudis redeli lõpuni, hüppas tema peale mingi mees ja torkas teda oda otsa. Nii ta hukkus. See mees tapeti kohe. Ja hommikul, kui koitis, tunnistati ta ära. See oli asateenija, vürstinaine. Ta ei varjanud, et just tema oli ta saatnud. Theodolf ütleb nii. Igudret, üllas, oli truudus vanades päevades salakaval mõtte veretuks kättemaksuks surma tõi isandale, kui pimeduses joodiku. Juhtis, leidis asateenija oda. Teras Stivlusundis vangi torkas kangelase rinda. Olav sai vürstiks pärast oma isa surma. Ta oli võimas ja sõjakas, väga ilus välimuselt ja pikk. Talle kuulus ainult Vestfold, sest Alfgeir, vürst, allutas siis kogu vengulmärki ja pani sinna vürstiks oma poja Gandalf. Isa ja poeg rüüstasid siis Raumarikke väga ning allutasid endale suure osa sellest piirkonnast. Eysteini vägev, Uplandi elanike vürstipoega, kutsuti Högni. Eystein allutas siis Hiimörki, Tottoni ja Hodolandi. Sel ajal lahkus Ivermoland Gudredi poegade käest ja hakkas maksma maksu Svea vürstile. Olavale oli 20 aastat, kui vürst Gudred suri. Kui vürst Hõlvdan, tema vend, hakkas koos temaga valitsema, jagasid nad Vestfoldi omavahel. Olavale kuulus tema lääneosa, Hõlvdanule aga sisemine osa. Vürst Olov elas Geirstadiris. Tal hakkas jalg valutama ja sellest ta suri. Ta on maetud Kurgani Geirstadiris.
Theodolf ütleb nii, Troora haru kasvas Norra maal Vestmaris üha tugevamaks. Varem varitses Olav suure maa üle, kuni juhti ääre võldal haige jalg hauda viis. Nüüd puhkab ta Kurgani all kuulus kangelane Geirstadiris. Rögenvald, Olavi poeg, oli pärast oma isa vürst Vestfoldis. Teda kutsuti Dostoslaviks. Tema auks koostas Theodolf Vinirist inglingite nimekirja. Ta ütleb selles nii. Aga minu arvates ei ole sinise taeva all vürstile paremat nime kui see, millega Rögenvald auväärne kutsutakse.